Tere kuulama muusikanõunike podcasti. Delfi meediamaja stuudios on kriitikud Merit Maarits ja Siim Nestor. Loomulikult meil on ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Ja mainime ära ka meie tublid toetajad, Muusikalinn Tallinn ning Converse Eesti. Oleme tänulikud. Siim, popmuusika maailmas uudiseid on. Ma saan aru, et Ameerikas on üks tähtis kontsert tulemas ja osa rahvast on pahased selle peale. Nii räägi, mis kontsert see on? No see on see, kus mängitakse seda Ameerika jalgpalli või? Ja siis see vaheshow ja nüüd pakuti siis seda siis sellele Bad Bunnile. Bad Bunnile, jah. Või sa ei tea seda? Ma ei olegi näinud. Okay. Super Bowli vaheaja kontsert on Bad Bunnile. Ja et sellepärast on baased, et ta ei ole ameeriklane või miks? No ja üleüldse, no mis pagana ladina-ameeriklane tuleb siin meie show'd tegema. Okei, ja. See kogu see spordiala on nüüd nii võugiks ära läinud, et ma võib-olla vaatan nagu neid valesid kanaleid, aga seal oli hästi palju mingit kisa selle koha pealt või siis vähemalt kommentaari selle kisale. Kindlasti leiab ükskõik. See on neil seal Ameerikas nii tähtis kontsertkoht, nii tähtis spot, et seal on tõesti igal inimesel õigus oma pettumust välja valada, kui ta seda tunneb. No nagu Eestis kõik inimesed põhimõtteliselt võiksid olla Eesti Laulu saate produtsendid, eks ole ju. Ja kõik Eesti inimesed võiksid välja valida sinna see 20 finaallugu. Igaüks oskab seda teha ju, saad aru. Selles mõttes on see viha ja pettumus õigustatud ja tavaline. Ma arvan. Seal on minu arust mitte ameeriklasi ikka varem ka esinenud. U2 kas või tuleb mulle meelde. Aga muusika maailmas, ma räägin jälle sellest keskkonnast, kus muusika kuulamist kõige rohkem toimub, see on siis Spotify. See oli huvitav uudis, et Spotify on viimase aasta jooksul kustutanud ära oma platvormilt, likvideerinud 75 miljonit tehisaruga tehtud lugu. 75 miljonit. See on esiteks mind jahmatab, et see hulk, kuidas seda tehti, seda ei saa käsitsi, ei ole võimalik sellist asja teha. Nad pidid mingisuguse masina genereerima ise, kes seda teeb. Ja äkki see on üks põhjus, miks vahepeal oli ka kuulda, mõned artistid rääkisid, kuhu mu lood on kadunud. Saad aru? Florian Vaal või? Ei, ma vaatasin, Floriani lood olid olemas, aga mõned inimesed, näiteks minu arust Maria Minerva, kes meil eelmine ajal oli külas, tema lood korra kadusid sealt ära. Tõesti või? Ja. No ma vist olen siin saateste korra juba rääkinud, et tänapäeval, kui sa levitajale annad materjali kätte, siis seal on nüüd eraldi lahter tekkinud, kus on küsimus, et kas AI-d on kasutatud. Okay. Et ma kujutan ette, ja kas see ei ole, vaata, mina ei käi eriti, ma ei ole Spotify tüüp väga, kas seal ära ei ole eraldi tähistatud, et on AI lugu või? Ma ei ole vaadanud. Siin oli ju jutt, et nad on ise selle omanikud ja ise toodavad ka neid. Ja vahepeal oli tõesti selline jutt oli ka, et nad ise toodavad teatud playlist'i tarvis, näiteks kas või siis Chill Sunday Evening, selle tarvis mingeid nii-öelda siis spämm-lugusid, mida kuulatakse palju ja mis tähendab seda, et nad ei pea konkreetselt teleartistidele papi välja käima, vaid saavad need sendid, millest koguneb lõpuks miljonid endale jätta. Ja siis, aga jäeti alles näiteks see kõige kuulsam praegune AI bänd on ilmselt see Velvet Sundown, eks ole. See on üldse paha tegelikult. Okei. No Florian Vaal on ka üldse paha tegelikult. Isegi oli Ja, aga seal ei olnud, seal oli kõik otsast lõpuni Mega. välja
pigistatud sellest AI-st, et vaata, Florian Vaal on ikkagi päris inimene ja oli sinna no seda küll, jah. Saan aru, et see Velvet Sunrise on ikkagi otsast lõpuni. Velvet Sundown. Aga mis sulle meeldis seal või? Ei, ma nägin, kuidas mingid spetsialistid kuulasid seda, kõigepealt püüdsid ise AI-d kasutades välja peilida, et mis on nagu päris instrument mängitud, mis ei ole, et see oli juba hästi tehtud, et tavaliselt see tuleb kohe välja, eks ju. Ja siis räägid, ja tehniline külg oli sellel okei, ja siis öeldi, et teilt lood ei ole küll see halvasti kirjutatud ja lauldud ja nii edasi. Ja Spotify ütles siis, et see Velvet Sundown ongi süntmuusika projekt. Sünt ei tähenda siin siis süntesaatorid, vaid sünteetilist projekti, eks ole ju. Ja sellega tuli mul veel meelde, mida ma pole meil siin jutuks olnud, ma nägin plaadifirma kurbade uudiste story pilti, kus nad tõid välja, kas see oli vist eelmise nädala lõpul, et esmakordselt oli Estonian Top 50 Spotify selline, et seal esimese 50 kuulatuima loo hulgas, Eestis kuulatuima loo hulgas oli ainult 10 välismaist lugu, ülejäänud olid kõik Eesti lood. See on üks asi, mida te olete märganud võib-olla Eesti artistide ja ka plaadifirmade intervjuudes, et Eesti inimesed kuulavad Eesti muusikat vähem kui näiteks Soomes või Rootsis, et nüüd on hakatud ikka aina rohkem Eesti muusikat kuulama. Aga Eesti muusika läheb ka kogu aeg paremaks ju. Et see on selles mõttes aus liikumine. Merit, sina käisid välismaal jälle? Jah. Nii. Kuidas välismaal oli? Mis sa tegid seal üldse? Ansambliga seal? No osaliselt see oli siuke 3-osaline trip, kus ma alguses läksin Amsterdami, sest mulle meeldib seal lihtsalt käia, tegin raadiosaadet, tutvustasin selle raadiosaate raames meie pungiskeene muusikat. Kui ma seda saadet tegin, siis ma alguses kartsin, et ma ei saa tunni aegu lugusid kokku, sest need lühikesed tegelikult jäi ülegi ja tuli väga normaalselt välja, sest Ave-Mari esineb seal 12. oktoobril. Ave-Maria või? Ja Hollandi tuurile lähevad ja siis ma tahtsin natukene võib-olla kohaliku pushi anda. Kohaliku bändiga koos, või? Ma ei mäleta isegi, kes seal on, aga nad tuuritavad mitme bändiga. Eestikeelne muusika, huvitav. Hollandis. Tegin natukene turismi Amsterdamis, ma tavaliselt seda ei tee, lihtsalt seal käin rohkem sõpradel külas, sealt edasi Dortmundi, mis võib-olla näinud jalgpalliga seoses mu kaardil on, mis oli natuke imelik linn võib-olla. Siuke pooleldi jäi valmis simulatsioon, kus päris inimesi eriti ei olnud, aga olid tänavad. Seal käisime Bassoldiga ja siis sealt suhteliselt pikka bussireisiga järgmisel päeval. Bassold on siis ansambel, keda sa manageerid, eks? Me oleme seda täpsust varem teinud, aitäh. Ja siis läksime... Kõik kuulajad ei saa muidu aru, millest sa räägid. Võtsin suht pika bussisõidu ette ja sõitsin sealt Hamburgi Reeperbahni festivalile. No kuidas Reeperbahn oli? Seal olen mina käinud. Kas ma olin ühel aastal koos seal ka või? Ma üritasin seda meenutada, aga ei mäleta. Mina olin seal eelmisel aastal. No, eks ta on... Esimest ja tõenäoliselt ka viimast korda. Selle konkreetse festivali juures oli tore, et seal oli vist 2 aastat see Eesti, Eesti muusikale spetsiaalselt pühendatud showcase õhtu. Hästi, ma nägin esimest korda Alanetti ka lives, ma olin väga võlutud tegelikult sellest, kuidas üks artist on laval korraga habras ja õrni, siis samas suhteliselt jõuline. Ja seda ma ütlesin talle otse hiljem ka. Väga sümpaatne ja meeldiv inimene ja tegelikult see muusika mul seda pidi paremini võib-olla kinnistub ka, kui ma ikkagi näen elavas esituses, kuidas inimene seda ise siis laval välja elab. Kes seal veel oli? Marin on ju, Marin ka, Bridian ja siis Tuua Ruut. Ma kahjuks Tuua Ruudust jäin ilma, aga Bridian oli suhteliselt cool ka. Muidu ei satuks niimoodi kuulama. Sellises... Kas see on see mingi metal?
jah. Okay. Ma täpselt ei oska isegi žanri määratust anda, et kuidas ta selles metali skaalas paikneb, sest ma ise võib-olla sellist asja liiga palju ei kuul. Siim, kas sa tead sellist artisti? Nagu? Bridian. Nagu? Bridian. Ja. Ei tea. Võt käis Eestit esindamas. Kuidas see kirjutatakse? Raadios ei saa näidata. F-iga, no Bridian, nõrga B-ga ma pakun. Ei tugeva ikka. Okei, Bridian. Mida see tähendab üldse? Natuke vale inimene, kelle käest küsida ei ole uurinud. Aga selles mõttes see ruum oli üliväike ja Bridian. Ruum oli ju ülipisike ja siuke keldris. Sellise, lähest keldrisse tegelikult põhimõtteliselt. Siis ei olnud see koht. Et naljakas oli vaadata, kuidas nii erinevatest žanri otsadest bändid kõik nagu tegelikult selles ruumis selle ruumi niimoodi võimalused ära lahendasid, et selles mõttes võib öelda, et kõik said ilusti hakkama. Ma nägin Dry Cleaningut viimasel päeval ka. Toho hullu. Ja see oli veel parem kui plaadilt jälle. Nagu ma olen vist varem öelnud, et mulle ei meeldi, kuidas see vokaal on miksitud ja lives ma seda muidugi ei pidanud nagu kogema selliselt ja siis seda töötas paremini. Aga see oli hästi huvitavas ürituspaigas ka, sest see oli see suur hoone, kas sa mäletad, kas see on mingi natsi Saksamaa aegne mingisugune suur bunker? Ma ei mäleta natsi Saksamaast mitte midagi. Mulle väga meeldib natsi Saksamaa arhitektuur, mulle see brutalism meeldib. Nii et minu jaoks oli see Tempelhofis tavaliselt maandud, siis ma saan aru. Berliinis vist, ma mäletan, ma kunagi küsisin selle kultuuriatašee käest, kes seal on, et kus need põhijooned on selle ajastuma, et siis ta ütles, et suhteliselt vist kõik maha võetud, see Olümpiastaadion on veel järel ja... No see lennujaam on igal juhul alles. Seal ma olen käinud. Seal ma just kord maandusin ja siis mind võttis vastu üks saksa lavastaja, ütles, et lähme nüüd ruttu, jookseme siit põhimõtteliselt välja, et ma ei saa olla nendes ruumides, see on kõige jälgim koht maailma peal. See on ilmselt see sama, et siis kuidas meile Tallinnas mingisugused võib-olla nõukogudeaegsed hooned tekitavaid judinaid ja teistel on see esteetika tipp. Mulle need ka ei meeldi. Jah. Välismaalast oli. Nii. Aga mul on hea meel tervitada meie saatekülalist Daniel Levi, tere! Tere, aitäh selle sujuva ülemineku eest. Palju õnne sulle kõigepealt uue singli puhul sai siin Following the Coast. Ja. Sai siin eelmisel nädalal korralikult kiita. Tõsi ka? Ja aitäh. Ja ma saan aru, et see on üleüldse salvestatud mitte Eestis ja tegid selle üleüldse Austraalias. Selle tegime Perthis, jah. Miks? Ja kuidas? Sest me olime parasjagu seal ja siis tegelikult oligi nii, et meil oli perega selline pikem reis plaanis. Mõtlesime, et laps läheb kooli, mõtlesime, et äkki kasutaks võimalust enne, kui ta läheb, et oleme mitu kuud natuke eemal, hingame teistsugust õhku, ahmime teisi kultuure kuidagi sisse ja üldse näeme teistsugust eluviisi. Ja oligi mega. Ja siis lõpetasime Perthis ja oligi vist eelviimane päev, enne kui me hakkasime tagasi sõitma, kus ma sain stuudios kokku ühe väga ägeda produtsendiga. Sa teadsid teda varasemast siis? Ei. Tutvusime esimest korda stuudio uksest sisse astudes ja ühe väga laheda laulukirjutajaga. Ja siis ma rääkisin neile, et kuule siuke lugu, et mul on siin maailma parim või elu parim reis on nüüd selja taga ja kohe lõppemas. Ma tahan seda pudelisse püüda. Ja siis hakkasime pihta. Okei. Aga mingi hea küll. Mingi kirjastuse kaudu ühesõnaga tekkisid need kontaktid. Ja. Sul on mitu last, eks ole? Ja. Sul on 3 last. No anna vihjeid, kuidas hakkama saada. See, kuidas saada, sellega ma olen hakkama saanud. Aga kuidas seda aega leida? Vist peab võtma lihtsalt, jah. Ja üleüldse, kuidas isegi reisil olles veel jõuda 3 lapsega salvestama, et on mõni hea nipp.
vist kõigepealt on vist see, et tuleb võtta hea naine ja see on vist number 1. Naine siis ma saan aru stuudios kaasas ei olnud? Ei olnud jah. Okay. Ja ma arvan, et teine asi on see, et tuleb paljudele asjadele ei öelda. Et siis ja ma arvan, et sest et alati, kui sa ütled mingi asjale ei, sa ütled teisele asjale tegelikult sellega sama asjaga ütled siis jaa, on ju. Ja no võt see nimekiri on iseenesest huvitav nimekiri, millele ei öelda, sest et see võib-olla ongi see kõige suurem tarkus. Sa selle tabeli peaksid tegema, siis mis sa sinna esimesele 3 kohale paneksid, millele tuleb ei öelda? Kõikidele podcastidele. Ma just mõtlesin selle peale. Et sa ei kuula podcasti. Ei, kus juures tegelikult ei kuule, jah. Ma kuulen, võib-olla kui on pikk autosõit, siis ma panen peale, jah. Aga muidu ei kuule, jah, väga palju. Ma kujutan ette, et sellest On and On loost on sul küsitud nii mitmeid kordi, et sa võib-olla ei viitsi enam rääkida sellest, aga midagi pole teha. Ei ole, jah. Sest Eesti üleüldse maailma mõisteski tegelikult ju on enne olematult populaarne selle pala, et mis fenomen see on, kui Joosep meil siin käis, siis ega ta ka midagi nagu konkreetselt ei suutnudki rääkida, pigem ainult ütles, et jah, et meil on Brasiilias ei, mina ütlesin, et teil on Brasiilias põhikuulajad, sest seal oli mingi meeletu number vähemalt Spotify järgi, aga mis sina selle loo kohta öelda oskad, kuidas sellega niimoodi läinud on? Sest ma vaatan, et sul on praegu ka, te praegu ei vaata, aga ma vaatasin mõnda aega tagasi, aga siis sul oli ka ikka neid mitu miljonit, eks ju, igakuist kuulajat ja ma eeldan, et need on kõik selle lood, aga sellele vist on mingid miljardid kuulamised juba, eks, et kuidas see niimoodi nüüd läks siis? No ei tea. No ei tea. See oli selles mõttes, et see on tingimata parim lugu, millega sa seotud oled olnud? Ma ei usu. No nii. Selles mõttes ma arvan, et parimad lood on alles veel ees, aga ma arvan, et sellel oli mingisugune siirus ja mingisugune nagu välk pudelis, mida ongi raske nüüd kuidagi tagantjärgi taas lavastada või kuidagi tehislikult nagu tekitada. Et see oli kuidagi nii palju oli seal ägedaid asju, mis langesid kokku, mis lihtsalt olidki nagu siirad. Et ja ma arvan, et see kuidagi sellepärast, ma arvan, et see kõnetabki inimesi. Kas see on pannud sulle mingisuguse nagu pressure'i ka peale? Ei, mis sa ise arvad? mis sa arvad, et kas mu oma peas, kas ma kujutasin ette pärast seda laulu, et kõik laulud hakkavadki niimoodi olema. Loomulikult, muidugi. Et America, here I come again. Täpselt, watch out. Ja. Ei, muidugi, loomulikult see tekitas ilge pressure'i ja isegi ma olin selles mõttes mul oli raske toime tulla sellega, sest et ma tundsin iga lauluga, et ma olen läbi kukkunud. Ma just seda mõtlen ka, see võib täiesti õudne tunne olla. Jah, et ma mõnes mõttes pidingi enda jaoks redefineerima, mida edu tähendab. Wow. Aga Eestis see niikuinii ei ole nagu mingi one hit wonder nagu ühegi kandi pealt. Ma arvan, et siin on tegelikult raadios hulga ma imesta, kui see nüüd seda viimast lugu mängitakse rohkem, et selles mõttes, et noh, eks sa saad sellele sellest pingest võib-olla juba vaikselt eemale. Aga kui sa soolo-laive teed, kes see sobitub su kavva ka, kas sa esitad seda kontsernitel? Hästi pikalt ei mänginud. Hästi pikalt, aastaid ei mänginud. Ja võib-olla see oligi mingi selline mingisugune vajadus nagu saada üle või isegi lahti lasta. Ja nüüd ma tunnen, et ma saan seda jälle mängida laividel ja rõõmuga mängime. Ja meil on kuidagi natuke bändilikumaks kuidagi see tehtud ja ta kõlab ikkagi hästi, aga nüüd ma tunnen, et ma olen kuidagi seda jälle leidnud enda jaoks või kuidagi leppinud. Aga esineda meeldib sul? Väga, muidugi, ja. Ja bänd on, koosseis on üks ja sama kogu aeg. Ja, juba, ma ei tea, kas 10 aastat äkki juba üks ja sama. Ja te käite ju igal pool mujal ka vist aeg-ajalt selle bändiga, eks ju? Käime.
jah. Mis mõttes mujal? ma ei tea, mida sa mõtlesid, aga ma sain aru sellest küsimusest. Mujal kui Eestis. Mujal kui Eestis me käime ka, jah, selle samaga, jah. No mida sa mõtlesid, mis mujal? Tripil mujal ka, no. Teinekord katsus sõidab kuskile mujal ära. Mujal sfäärides käime ka ikkagi, teisel pool. Aga naine on mul hea, nii et kõik on hästi. Teisel pool käime ka. Lapsed laiali ei jookse. Mida kurat sa siin mõtled siin? Okei, aga mis tulevik? Nüüd on kuule, nüüd on tore singel on tehtud, hakkad albumit tegema. Nüüd on lahe. Nüüd on see, et väike selline kõrvalepõige on tehtud. Nüüd tuleb meil sügisel tuleb, mis sügis? Praegu ongi sügis. Paari kuu pärast juba tuleb Grammofoniga, EP tuleb meil. Okay. Ja. See on väga lahe. Ja seda ma usun, seal on andekad inimesed. No kuule, see on kõik, mis me... Pigem on see küsimus, et mida sinna mida sealt ära võtta või kuidagi, sest et kõik, mis me teeme, tundub alati nii lahe ja tundub nii hea, et siis on keeruline pigem see, et mida sinna mitte panna, aga ei, see on lahe. Nii et ja siis enda sooloasjad on ka tegelikult juba valmis ja miksimises ja need ootavad ka siis juba oma tulekut. Kõv. Nii et mega äge, ma olen väga põnevil, väga palju asju. Meg. Öeldakse ka või? Mina praegu hakkas jah. Ma ei ole Mekki, ei ole kuulda. Palun hakake kasutama. Ei no, hakka minema. Kes ei jaksab seda aad sinna otsa trükkida? Täitsa üleliigne. Aga hüva, hakkame muusikat kuulama. Hüva, jah, hakkame mussi. Lõpetan. Ma tean. Ja me anname siin nagu ikka hindeid 1-10 ja Eesti ja mitte Eesti lood kõlavad vaheldumisi. Ma ei taha täna üldse minna õue. Ma ei taha, see on täna minu nõue. Ma ei taha, ei koti ka. Ma tahan ainult peeretada. Ja ma just tahtsin enne selle loo lõppu küsida, et kas sinna lõppu tuleb veel üks puuks ka. See on Valge tüdruk või siis White Girl ja värske singel Ma ei taha. Üks mu hea sõber ütles, et esimest korda on tal nagu päriselt head sõnad. Et kui nende mõtte peale mõelda, siis et see on väga sügavamõtteline. Merit, kuidas sulle tundub, kas White Girl liigub kuhugi suunda või mis ta teeb üldse? Natuke imelikus kohas on, kui ma praegu puusalt pean midagi ütlema, aga selles mõttes ma muidugi nagu mingisugust sügavamat allhoovust tajun nende sõnade taga
kui ma võtan selle, mis ta varem teinud on, et kuidas ta muidu mingitele võib-olla sellistele teemadele läheneb, millest teised laulda ei taha, aga ma pean ütlema, et mind võib-olla natukene üllatab see, et see on nagu nii kuidagi sellises kuidagi nagu nii lihtsates teemadesse läinud, sest varem, kui ma mõtlen selle albumi peale, mis ta välja, tuletame meelde, mis selle pealkiri nüüd oli, mis vist eelmine aasta. Emoji oli jah. Et siis suhestusin nagu võib-olla muusikalises mõttes rohkem selle ajastuga. Praegu see on nagu selline sotsiaalmeedias üle jagamise võib-olla laiendus. Mulle tundub kohati, et inimesed on läinud ühismeedias nii mugavaks ja siis jagavad oma jälgijatega kõiki osi ilusaid ja koledaid oma elust ja siis see lugu on natuke nagu selle selline muusikaline väljendus, mis mulle eriti jah, nagu selles mõttes ei raske seda nagu naljakaks ka pidada, aga mul on mingi eelmise ometigi kõik naersid siin stuudios peale minu. Olgem ausad. Nagu peeretamine on alati naljakas. Mina naersin, minul oli Pavlovi refleks, mina lihtsalt nägin, et inimesed naerad, saaksin ka automaatselt naerda. See on alati naljakas. Teie kuulsite seda puuksu jaksite naerma. Puuksu refleks. See on alati naljakas, aga võib-olla sellest niimoodi, ma ei tea, tervet laulu teha on, siis hakkab juba natuke nagu endal naljaks, kuigi mul kohe tuli pähe inimene, kellele tahaks seda pühendada, aga ma ei saa teda reeta siin eetris. Kes just hiljuti rääkis, et sellega ta kodus tegeb. Pärast saada ta. Ma ei tea, nagu see korraga tore, et keegi nagu sellistest hästi inimlikest teemadest, millest enamik suure kaarega hoiduvad, räägib, aga siis samal ajal nagu sa ei taha nende seda kuidagi muusikalises vormis üldse nagu tarbida. Kas ma võin 3 panna? Sa ei taha puuksutamist. Kas see oli jälle triibupastaga või? Ei, Markus Palaga. Daniel, Valge tüdruku tegemistega või siis White Girli tegemistega oled kursis? Ma tean seda vist Maakleri värki. Jah. Ma pean ütlema, et mu meelest ei ole siin midagi labast, et minu meelest on tegemist nagu ei, vabandust, see ei olnud üldse sinu pihta, vaid võib-olla sellise esmareageerimise peale, mis võib tunduda, et mulle tundub lihtsalt see temaatika on selline nagu üksilduse või selle nii-öelda tasakaalu leidmise vahel, et tahaks olla nagu üksinda, aga samas ma ei taha tunda ennast nagu üksildasena. See on nii kaunis, mis sa ütlesid. Või vähemalt see on see, kuidas mina nagu tõlgendasin seda, et loomulikult see kest nii-öelda on siuke miim, on ju? Aga see, mis mina kuidagi ampsasin nii-öelda enda jaoks oli jah, võib-olla see, et tõesti selline väga suhestatav selline hetk, et kus tegelikult sa tahad olla, et ma tahaks olla koos kellegagi, aga ma tegelikult tahan olla üksi. Või ma tahan olla üksi, aga ma ei taha tunda üksildust, ma arvan. Aga ühesõnaga, et mina annaks, et mulle see mõte on väga, suhestusin sellega, see kest on siuke meme, et ja võib-olla see on nagu kultuurilises mõttes nagu praeguses hetkes väga taju või väga täppi, aga ma pean punkti andma. Ma ütlen 7. Ma tahtsin just öelda, kas paned 7. Kas sina, sul on suur, tore, ilus, armas pere, kui raadios tuleb näiteks triibupastat või Kermo Murelit või Valge tüdruku teisi lugusid, sa lased sellel mängida või? Ma arvan, ma vist ei ole niimoodi gatekeepinud otseselt, jah. Et pigem ma arvan, et iga asi tekitab mingi vestluse või mingi diskussiooni. Et ma arvan, et mis on pigem võib-olla tervislik. Et jah, ma arvan.
ja võib-olla paljude vestluste jaoks ei ole võib-olla aeg veel küps, aga vähemalt see tekitab vestluse, et kunagi räägime sellest. Siim, sa olid kuulnud seda lugu? Ei olnud. Okei, väga hea. Ma olin kuulnud, et selle pidi väga äge video olema. Põhimõtteliselt läheb täpselt sellesse voogu, kus valge tüdruk praegu liikunud on. Kui ma teda viimati nägin, ta ütles mulle, et nad valmistavad räpialbumit järgmiseks. Aga see oli ikkagi pigem see tümpsu lugu ja ma saan aru, et nagu täiesti legaalne sõna selle muusika kirjeldamiseks praegu, mis on siis Triibupasta, Murel, Valge tüdruk ja neid on veel, on ju see Kutid ja Noored ja Näljased, nende see projekt ja nii edasi, et ma lugesin Boy Pepperoni intervjuud sealt ERR-i kultuuriportaalist ja see nimetakse lädra muusikaks siis. See võib-olla see väljend on läbi käinud ka, aga miks mitte võiks seda tegelikult kinnistada sellele lädra muusika ja sellele kõik need tüübid ikka paugutavad päris korralikult, tõesti mingil hetkel saavad need nagu teemad selles mõttes otsa, et milline sõnum siis järgmisena seda tähelepanu endale võtab, et millist roppust kasutada, millist vulgaarsust või millist fantaasiat kasutada ja see on täiesti põhimõtteliselt, see on loogiline asi, kuhu on jõutud, et paneme sinna peeretuse sinna rütmiliselt sisse täiesti nagu tantsitava elemendina, eks ole ju. Sa võid ette kujutada, kui inimesed kükitavad maa kontserdi ajal selle koha peal, eks ole ju. Ja teine asi on see, et see läheb ikkagi väga kogu kultuuri tarbimises ja loomisel ka praeguse ajal oleva selle sensatsionalismi vajadusega, kõik peab olema selline, mis tekitab pealkirja, tekitab tähelepanu, annab mingisuguse tohutu elamuse või siis provotseerib kuidagi sind mingid selles mõttes, et tulebki midagi nii vulgaarset, et sa ei kujuta ette, et seda võib olla. Ja loomulikult Valge tüdruku ideeline sügavam osa siin loos võib olla nii, mida seda, mis Raul mõtles, kui ka see, mida Tanel rääkis, see ongi jah, ma ei viitsi, väga loogiliselt kõlab, aga siin ikkagi otsitakse seda teed, öelda seda nii, et oot, mis nüüd toimus, eks ole, ikkagi ehmatus peab sees olema. Et mingis mõttes mind huvitab, millal kogu seda lädra muusika skenet, millal nad ise ära väsivad sellest, et mingi hetk peaks ära väsima, mul on tunne. Kuidas sinuga on, sa oled juba väsinud või ei ole? Ma olen nii oma näiteks väsinud. Mul ei ole õig. Festivali lädra 2026 võttis sõnatuks. Mul jäi vesi kuhugi igemata vahele kinni. Küsisid, et kas ma korraldaks festivali lädra 2026. Kuidas vastu peaksid seal? Ma ei kujuta ette, ei korraldame. Oleks suht fun, ma arvan isegi. Lädrafest oleks päris fun. Ei, ma ei oska enda kohta praegu sedasi öelda. Ma mõtlen nende artistide enda peale. Minu arust ikkagi nagu lava, muidugi tegelikult täpselt ma ei oska nende hingega pähe näha, ma räägin enda seisukohast. Mulle tundub ropendamine suure publiku ja see emotsionaalselt natuke raske vist, aga sellega on äkki võimalik ära harjuda, aga mulle tundub, et see on nagu nii raske, et võib rohkem kulutada kui laulda päikesest. Ja väga loogiline, Valge tüdrukul on muidugi
temal on julgus rääkida nagu päriselt piinlikest asjadest, tema selle Emoji albumi peal oligi väga nagu piinlikke episoode enda isiklikust elust. Aga need olid palju leidlikumas vormis lahendatud, seda ma igatsen kuidagi väga nüüd viimast. See oli võib-olla selle pärast tundus leidlikum, et see oli terve albumi täis. Kui see lugu oleks selle peal olnud selle albumi peal, see tunduks sulle ka väga. Kas see lood ise ei olnud paremad enne? See lugu oli suht kev. Ma ei tea, normaalne lädra-träna. See oli minu suht, see oli keskmine puuks, see oli nagu nii nark. Meloodiad ja see ülesehitus oli ikka mulle see mulin meeldis, see break need EDM-i kohtadega ja puuksutus, see oli nagu kõik. See oli see tore osa. Mul oli natuke siuke tunne, et vaata, kui see Markus Palo, kes on siin produtsent näiteks selle eelmise plaadiga, sinna ta pani ikkagi hinge sisse, siis kuidagi mul on tunne, et siin ta nagu ei võtnud seda liiga tõsiselt enam. Mulle nagu jättiski sellise võib-olla just taotluslikult sellise nagu dadaismi nagu suunitluse, et et see kest ongi nii-öelda nagu see, et sul on nagu kõrini juba, et kaua me jaksame viimistleda ja ma ei tea, kunsti teha, on ju, et vahepeal peab lihtsalt puuksu välja laskma, et kaua sa ikka seda kinni. Jah, et sellest juba piisab, et ei ole tarvis üle mõelda. Võib-olla, jah. Let's go minema. Mis on ideed lihtsalt otsa? Võib-olla, jah. Banguus. See teeb 16 punkti White Girl ning... Oota, sina ei annagi punkte või? Ei, mina saatlen. Küll on hea elu. Loomulikult mul on hea elu, ma saan lood ka valida. Täitsa. Shape up and get them squares about your circle. If all these niggas bosses, then tell me who the workers. Cause these niggas lurking, pull up like leaving herders. They talk about the murder till they ride behind them hearses. Presence is the past in a second, so count your blessings. The lesson is the essence, that's natural adolescence. They woke me up inside like listen to Evanescence. Was microphone checking at 7, no half stepping. Called the weapon on the reverend and tell him run the collection. If he hesitate a second, I'm sending this ass to heaven. They woke up the monster, so I divide and conquer. I ponder going bonkers, then knocking out your chompers. I wonder why they slumber when they stay in front of honor. But when they in them streets, they going nuts like Conquer. Big guy, dropping them small fries like a lunch rush came in and everybody caught in. These niggas want the smoke like 20 twin. Used to get hit with bricks like Debo at the end. Getting money a sin, I'm going straight to hell. I sold all my shares, that's why your stock fell. Well, I'm leaving them all pale. Snatch a rapper so now he a shell of himself. I'm lifting all them curses with what I do with them verses. Got up the underground, change channel on them commercials. Surface level, I'm grounded, taking them deep to drown you. Type great white, surrounded by flounder. Out here in them streets, keep them niggas from round you. Their purpose is a circus and these niggas a clown you. A minstrel with the pencil, a bird in the instrumental. I put it to your temple, then turn a nigga to lentil. And Bruno Mogley shoes, I'm leaving tracks a rental. Accentuate utensils, I'm chopping them with the Gensu. Stronger than ever, so I will never let up. You niggas ain't know my level. In a whole nother league, fatigue up in your setup. Punchlines weak like putting water in ketchup. Wrapped up on them and left with stolen moments. You a snapshot photographer
aroma. I rain like Tacoma, they sleeping like they on Soma. So when I get up on them, I'm still ain't shit like Winona. So who the fuck you niggas think you're fucking with? I'm standing on business and you niggas on some sucker shit. Coming from the city where we do it for the love of it. So I show no pity for a clout chasing sucker bitch. With stardust, when you were lasered into life in a beautifully precise manner, you clocked that which you'd never see, the minutiae of the world's beauty. You noticed how the guy across from you on the train put way too much Aquaphor on his lips. When you were at your most stable, you quickly exploded. When you're infected with its dust, you hear that which no one else hears. Peaking on stardust, we chase silence out of our world till Gabriel blew his horn. You resign yourself to delinquency, corkifying your life. Like a vegetarian with a carnivore spirit, you stabbed at the fauna of the world, hunted it, surveying life's riches. See on Danny Brown ja esimene pala Stardust samanimeliselt peagi ilmuvalt albumilt. Siim, sul on meeles see aeg, kui Tommy Cash tuli? Vaata, me olime ta esimesel kontserdil ja siis hirmsasti kiitsime teda. Ja siis ümberringine Trueheadid suhteliselt niimoodi halvustavalt nimast rääkida, mis see on nagu Danny Brown, et mis see ei ole midagi originaalset. Kas nüüd on tunne, et Danny Brown on lõpuks ka Tommy Cashi kuulanud? Huvitav küsimus, äkki tõesti, jah. Sest et sellist sõgedat kütet ma ikkagi varasemalt Danny Brownilt ei mäleta. Kas ta JPG Mafiaga tegi albumi, mis oli ka suht. Jah, see eelmine. Okay. Seal oli ka, selles mõttes see oli ka väga nagu elektroonikaga käsikäes album. Aga kes tal siin selle loo puhul produtsendi toolil huvitav istusid, võib-olla isegi nii, et esimese poole produtseeris üks inimene, teise poole teine. Lõpp oli täiesti selle kontseptroonika moodi. Aga mulle üleüldiselt ei meeldinud see lugu. Nii. Üks asi, mis mulle meeldis selle esimeses osas, pagan, mis sõna kasutada selle veidra käigu jaoks, selline uss ja kerge idamaise touchiga see käik, võt see mulle nagu eraldi seisvana see meeldis, ta oli hüsteeriline, ta oli psühhedeelne, temaga võiks... Produtsent Holly, tead sellist? Holly, lihtsalt Holly. Holly, jah, nagu, nagu Hollywood, aga lihtsalt Holly. Ei tea. Ja see eraldi seisvana meeldis, aga kokkuvõttes polegi ammu nii väsitav olnud mõne loo ajal selline muusika nõunike saates. Üks asi oli see, et kui Danny Brown jah, võib-olla sellepärast, et kui Danny Brown kunagi tuli, siis ta ei seostunud, kuigi ta see tämbris on seda Cypress Hilli piirili nagu soundi, aga ta ei seostunud mul tollal nagu üldse Cypress Hilliga. Praegu miskipärast
ainult. No nii Cypress Hilli tunne oli selle loo esimesel alg-... Cypress Hilli tunne, see on halb tunne, ma saan jaa, mulle nagu mul... Nad jõudsid sellisesse eksperimentaalsesse kohta. Ei seda, aga seda räägib praegu sellest ainult vokaalist. Jaa, hääletämbrist ja see nagu oleka jumal, kui no üks tüütumaid, ma olen praegu sellises kohas, ma ei tea, kas see koht on hea koht või halb koht, aga Cypress Hilli tunne mulle juba pikemat aega absoluutselt ei meeldi, kui ma näen seda, kogu see, nad on nagu mingisugune, ma ei tea, mingi kanepi logo lihtsalt tüütu, saad aru? Karikatuur. jah, kanepi karikatuur ja selline, me oleme nii šefid. Ja teine asi see... igasugu luusarid rohkem ja edasi. Ja teine asi oli see, et see muusikaline osa lõppkokkus oli nagu selline nähtus nagu turntablism. Vaata, kui need nii-öelda nagu DJ-d olid nii osavad oma nende plaatide käsitles kiired ja osavad, et lõid selle muusika seal koha peal, turntablism muusika, siis mingi hetkel hakkasid tüübid neid albumeid ka välja andma, see oli kohutav. Loomulikult nad jõudsid... DJ Shadowst räägid, või? Jah, see on ka kaks mingit väga suurt tähtsat asja, Cypress Hill ja DJ Shadow. Ma olen kohas, kus ma ei talu kumbagi. Kusjuures need olid kõik need, kes Tommy Cashi sõimasid. Ma tean, kellest sa räägid, neid inimesi ma tean. Nii, et ma ei sõima inimesi praegu. Ma räägin need, kes Tommy Cashi sõimasid. Vabandust. Jumal, küll sa üldse ei kuula, mis ma räägin. Ma olen liiga sellises... Oma rändi sees praegu. Ja ekstaasis. Et see turntablism, neid oli veel ja siis nad hakkasid hunnikus plaate tehti neid ja loomulikult nad jõudsid räpparitena. Ja noh, see andis mulle seda vaibi, no kaks väga rasket vaibi koos ja siis see lõpus see kontseptroonika, noh, see pani mind lihtsalt nagu käsi laiutama. Nüüd ei olnud kõv, jah? Ei olnud kõv. Oli... Ei olnud Meg, ka Meg ei olnud. No. Oli hala. Paned siis viieka ainult, või? Vaaksid isegi 2. Pühad ajas, nüüd on... Kuigi me peaks arsti mõnele Eestile ole ka 2 andmest, mul on juba märkus tehtud, et välismaa artistile julgen anda nõrku numbreid. No vaatan, võib-olla järgmise looga läheb nii, aga Daniel, kuidas sulle Danny Brown tundus ka liiga närviline? Ma ei ole varem kuuld tema teoseid üldse, et see oli mu esimene kokkupuude praegu ja ma ikkagi tegelikult suutsin, võib-olla kuna mul kogu see taustsüsteem puudub, et siis ma nägin seda, et minu terviklik on nagu üsna väike, et siis ma võib-olla suutsin sellest natuke enda jaoks mingit positiivseid külge leida. Mulle meeldis see, et kui vähesega nii-öelda kogu see esimene vaatus nii-öelda tehti, et tegelikult see, kuidas neid sampleid nagu pitchiti, kasutati ümber, mängiti kuidagi nendega, et minu meelest see oli nagu leidlik. Mulle tundus lüürika lihtsalt selline hästi nagu, hästi selline placeholder veits, et nüüd ongi hästi imelik koht, sest et ma tegelikult tavaliselt üldse ei kuula muusikat sellise pilguga, et ma pean seda kuidagi hinnastama, aga nüüd te olete pannud mind huvitavasse olukorda ja vaata, et hakkab ikkagi meeldima võib-olla isegi, aga mulle tundub jah lihtsalt, et need on sellised asjad, et niimoodi tehakse räppmuusikas, et siis peab tegema nii, vaata, või kuidagi, et kõik mingid aforismid ja siuksed mingid popkultuuri, mingid referentsid ja mingid siuksed asjad, et võib-olla, jah, ühesõnaga. See on hip-hopis muidugi alati olnud. See on alati olnud, ja et kas ta ongi hip-hop artist või? Jah. Okei. 100 hip-hop artist. Jah. No, sa tulid Ameerikast ära, kui tema suureks sai. Võib-olla jah. Et igatahes mulle tundus nii-öelda nende samplite kasutus tundus leidlik ja mulle iseenesest selliste nagu vaatuste kaupa muusika serveerimine nii-öelda ühes loos on minu meelest nagu põnev meedium,
ja kasutatakse väga vähe või võib-olla selles muusikas, mida mina kuulan, kasutatakse vähe, võib-olla tead rohkem, kindlasti teate, aga minu jaoks oli see põnev praegu. Nii et mina annan sellele 6. Jep. Merit, ootad Danny Browni uut albumit Stardust? Ja see on üks album küll, mida ma tõesti võib-olla julgen öelda, et ootan, sest minul selliste lugude ajal ikkagi toimub mingisugune mentaalne virgumine, minul tekib selliste skisofreeniliste ülesehitustega lugude ajal mõttesse rahu. Mul on nimelt sellise muusikasaatel palju parem keskenduda mingitele ülesannetele, et minu jaoks on see põhimõtteliselt ikkagi see, mida ma otsin, sest kui see lugu käima läks, siis ma sain kohe aru, et mul ei ole tegelikult praegu taskust mingisugust analoogset tracki sellele üldse võtta. Ja minu jaoks on nagu see sageli kohe see müügiargument ja see lugu on selles mõttes mulle ennast maha müünud sellega ja mida edasi see kulges, seda paremaks see minust läks, mida hullemaks see läks, seda mida ekstreemsemalt see keris. Seda rohkem see maha rahunist. Ja ei, mul oli nagu, ma olin täiesti zen tegelikult selle loo ajal ja mul on Danny Browni ma olen kuulanud ikkagi nendest esimestest albumitest saati suht minu arust, nagu mitte päris võib-olla sel hetkel ei jõudnud temani, kui need ilmusid, aga siin 10 aastat tagasi minu arust ikkagi tegin nendega põhjalikult tutvust ja siis meeldis mulle ja mulle meeldib veel enam see, et see tema karjäärikõver on liikunud nii, nagu ta on liikunud, sest ta on järjest sellest klassikalisest uue kooli hip-hopist liikunud alternatiivsematesse kohtadesse ja siis nüüd päris sellisesse hullu eksperimentaali, mis kuidagi nagu artistlikus mõttes on täpselt see, mida ma muusikutes sageli otsin, et nad ise otsivad ja otsivad uusi viise, kuidas oma mingisuguseid sisemisi maailmu väljendada ja ma ei tea, kui ma mõtlen nagu Danny Browni peale, siis see, mis selles loos mis siin kõlas, et see mulle tundub täiesti adekvaatne tema sisemaailma väljendus, et jah, ma ei tea, kas see kõik on nagu, kas ta sai selle JPG Mafiaga mingil hetkel tuttavaks, siis tema nagu suunas ta nendele radadele, aga tegelikult, kui ma hakkan mõtlema, siis võib-olla ta ikkagi nagu on siin nagu ise naturaalselt jõudnud. Et jah, ma nimetasin seda imelikku, Siim nimetas seda aasiapäraseks mingiks kriginaks. Ma kujutasin ette, et see on see, kui see ajalehega neid aknaid küürid, see on see kriuks. Kusjuures siis mul oli täiesti suva, millest ta laulis. Miskipärast, kuna ta vokaal on nii spetsiifiline, siis see töötab mingisuguses teises registris ja mul ei ole üldse oluline, et kas ta paneb seal nii poeetiliselt, ma ei tea, kui Kendrick või keegi teine, et see lihtsalt on täiesti teistsuguse funktsiooniga juba sellises vormis loo puhul. Et jaa, ma ei olnud seda lugu veel kuulama, ma võib-olla hoidsin isegi ennast nagu eraldi, et ma tahaks seda tervikalbumina kuulata, et singleid ei kuula, aga nüüd tegelikult nüüd on rikutud. Ei, nüüd on veel parem, väga hea on. 8. Miks ma olin nii kindel, et see on 9 punkti? Ma tahtsin, et sa paneks 8, sest siis ta saaks sama palju punkte kui White Girl. Et püüaks ikka hoida mingit konkreetset joont. Siim, kas see oli Danny Brown, keda me nägime seal Barcelonas hotelli taga suitsetamas? Jaa, oli küll. Yes. Tõmbas suitsu valget tossud jalas ja sai 16 punkti. Lahe, et Da Vinci koodi autor mussiga teeb lahe. Panid 8 või? Panin 8. See on nii alatu. Ma panen 9. See teeb 17 Danny Brown Stardust. Huvitaval kombel, ma vaatan, palju on saadet kestnud ja kui vähe me oleme lugusid kuulanud, siis midagi on täna valesti. Täna on jutt räägime nii palju, et tõmbaks nüüd natuke koomale selle jutuga. Olgu. Aga nüüd selle peale ei taha arvutitööle hakata kihvt.
the crowd try to put me down. They don't run the town. I was looking like a clown. I make it clear, push me out of fear, feed the storm in their mind till I'm satisfied. Siren in my veins, tell me how I should run this game. Make them beg and pray. Oh, I love to play. When they say my name, they have to pay. The siren in my veins, she said, go in this game. They go insane. I asked her who to blame. She said, it's me they cannot take. The siren in my veins, she said, go in this game. They go insane. I asked her who to blame. She said, no shade, it is me they cannot take. Let them live it in fear. Let them talk, I don't hear. Let them waste all their attention on me. Talk, I don't hear. I let them spend their attention on me. see on Helenium, Siren ja remix, kuigi originaalist ta just hüsteeriliselt ei erine. Merit, Helenium, kes on Helenium? Ma saan arvata, ise produtseerib ka. Ma just tahtsin öelda, et mina tean teda kui teised on öelnud, et suhteliselt andekas produtsent. Jah, ma vaatasin, et ta on andnud välja ka instrumentaalalbumeid. Wow. Ta on kõlanud ka siin saates. Oli, eks ju? On, ta on teinud tõesti, ka seda laadi, ütleme, sellist indisemat elektroonikat on ta teinud. Ja on. Tal on päris suur kuulajaskond Spotify järgi, ma arvan, et nad ei ole kõik Eestist. Lisaks on meil Raul temast olnud sinuga juttu ka aeg-ajalt ürituste asjus, mida me oleme korraldanud, sul ei ole meeles. Ja siis... Mul on lapsed. Ja. Mul ei ole nii hea naine. Sul ei ole nii hea naine. Kõik need asjad muidu meele. Ja siis ta just eelmine reede oli huvitav üritus minu kodulähedases pisikeses baaris. See on nii pisik, et ma ei tea, kuidas sinna üldse laivi saab teha, aga seal esinesid Lotte, Helenium ja siis DJ-na veel Elefants. Sa pagan. Õlekapaar Karakter. Käisid seal või? No ma olin ühel peresündmusel Hiiumaal, ma ei saanud käia. Ja veel süke vanameister nagu Atko Janusson mängis kitra Lottele peale. Nii, aga... Mina just pidin rääkima. Sina pidin rääkima. Ma tegin lihtsalt tutvust. Ma just enne seda lugu, ma mäletan, see on mul meeles, et mingi märkas, et võib-olla saaks natukene tempot peale panna. Okei, no siis davai. Ma üldse ei taha tempot peale panna. Ära pane muidu. Daniel, sul ei ole liiga kiire ega? Ei ole. Okei, kuulad on ka veel meiega. Heleniumiga on mul kuidagi, mulle tundub, et ma ei tea tema muusikast piisavalt palju, aga mulle tundub, et ta on jooksvalt kohe kala hinnatud olnud Eesti muusikas. Võib-olla see ongi seda pidi, et välismaal rohkem kuulust. Ma miskipärast olen kuidagi alateadlikult oodanud momenti, kus ta võib-olla Eestis mingisuguse populaarsuse momentumi taha saab. Aga ma ei tea, kas see on see lugu, mis võib-olla seda õigustab. See oli väga viisakalt tehtud, täpselt siuke, ma ütlen kohe minu jaoks 7 punkti lugu, siuke suhteliselt kosmiline popi ja sellise siukse pehmema klubimuusika vahepealne lugu, mis vahepeal paisus ja teinekord kahanes nagu siuke kosmilise moega, aga kuidagi jah, nagu võib-olla oleks tahtnud isegi, et oleks natukene siukse vits rohkem rusikat oleks selles võib-olla sees olnud, et see vokaal oli natuke jah kas ma olen juba oma seda parasiitsõna väljendit öelnud ka? See on natuke võib olla.
natuke võib-olla natuke võib-olla juba öelnud. Jõuetu moega, et selle Danny Browni loo järel tahaks agressiivsemat hitti ja vaata, kuidas ballett sai rikutud. Lahe, aitäh, et tutvustasite sellist artisti jällegi, et kuulsin esimest korda, kirjutasin paberile isegi nime valasti ja pidin Spotify'st järgi vaatama, et ikkagi Jumm on lõpus selle esimese hooga mulle meenutas korraks seda Ray, seda artisti Inglismaalt, et siukest nagu džässi ja hip-hopi trummid ja siuke tugev naisvokaal, mis mulle täiega peale läheb. Mulle meeldis, ma annan sellele 8 punkti. Mulle võib-olla meeldis ka liiga palju just tänu sellele raskusele, mida see Danny Brown oli mulle loonud, et mul oli vastupidine efekt praegu, ma nagu pääsesin hingama, kui Danny Brown ei lasknud mul hingata, siis nüüd tuli jälle õhku tuppa, kuigi ta oli selline, ma ütleks selline nagu klassikaline Londoni lugu, siuke nagu tänavamusa ja džäss saavad kokku ja soul olid nad seal kõik koos, sobiks sellise, kui oleks tal terve repertuaar või kas või üks album selline, kenasti nii ööklubidesse kui ka siis džässkaarele esinema, eks ole ju, ja tema vokaal oli täpselt sellisel piiri peal Eesti lauljatel, kes selles žanris püüavad, kui see kerge džässiline element sees ja soul, siis elektroonika minnakse veits üle piiri minu kiputakse üle laulma. Kursiivis laulmine on see, kursiivis laulmine. See on, kõik õpetatakse koolis neile. Vot jah, ja see siuke ülekoolitus, see peletab minu ära, aga siin ma tundsin ennast väga welcome. 8? Ahah. 8, see teeb 23 punkti. Helenium ning Siren ja Remix, nagu ütlevad lätlased. love.
Argentiina lauljatar üle pika aja, ka temast midagi kuulda. Siestas Ahi. Siim, sina vana Animal Collective'i fännina võid Juana Molinat kuulata küll. Ja ma olengi Juana Molinat kõvasti kuulanud ka, need tema see esimese perioodi plaadid peaksid mul ka nagu isegi riiulis olema ja ta on mulle meeldinud küll, aga praegu ma olin ei olnud jälle heas kohas selle loo ajal. Nii, kus kohas sa olid? Ja täpselt ise mõtlesin ka, et mina vana Animal Collective'i fännina, siis põhimõtteliselt kasuti täielikult Animal Collective'i võtteid. Mina vana Animal Collective'i fännina pean ütlema, et see lugu oli minu jaoks liiga kassi-indi ja liiga konna-indi praegu. Liiga nagu, ta tahtsis liiga pisike ja huvitav olla. Kas ta ei ole kogu aeg selline olnud? No, kui ta hakkas seal loo teises lõpuosas oma tavalises registris laulma, siis oli nagu meeldivam olla, aga ta minust, ma ei mäleta, et ta nii veiderdav oleks olnud. Et see läks tundus mulle liiga närviline, isegi võib-olla natuke närvilisem kui see Danny Browni lugu. Et kassi ja konna indi ei ole ju närviline muusika. Oleneb kassist ja oleneb konnast, selles mõttes ta võib olla mingi lastesaate tunnus muusika tõesti vabalt. No tubli. Ja, ma ei tea, ma panen 5. 5 on kirjas. Daniel. Mind nagu hüpnotiseeris natukene vist ja siis mul endal on, ma ei tea, kas see on mingi, ma ei tea, see ei pea ilmselt paika, aga mulle tundub ise mussi kirjutades, et mida rohkem sa usud sellesse, mida sa kirjutad, seda vähem sa topid sinna mingeid nagu ebavajalikke kihte, on ju. Ja kui sa oled täiesti kindel mingis asjas, siis sa lasedki tal olla täitsa paljas, on ju. Et ühest küljest mulle nagu meeldis, et siin just kui tegelikult praktiliselt trumme nagu ei kuulegi, on ju. Et vabalt oleks võinud siia panna mingisugust, mingid kihte veel juurde nagu tekitada, on ju, ja siis aga ühesõnaga mulle meeldis mingid valikud, mis siin olid tehtud, et teadlikult, et kuidagi, et ei, et laseme sellel olla mingisuguses hüpnootilises, mingis lihtsuses selle asemel, et panna sinna mingid kihte juurde, mis võib-olla justkui teeksid selle, ma ei tea, kas söödavamaks või mis iganes, on ju, tava kuulaja jaoks või minusuguse lolli jaoks, on ju, et võib-olla, et siis nende otsuste tõttu ma nagu austan seda artisti, et ja mind hüpnotiseeris, nii et aga samas ei olnud ka lemmik, nii et ma ütlen 6. Jah, hüpnotiseeriv oli ta vist küll selle närvilise juures. Jaa, Merit. Juana Molinas kirjutab ka Pitchfork. Kusjuures ma ei ole teda kunagi kuulanud, aga ma olen ka vana Animal Collective austaja, eriti Bandaberi muusika austaja. Aga meil on vist Siimuga väga erinevad närvisüsteemid, sest minule ikkagi see mõjus nagu väga meeldivalt ja ma peast käis läbi ka nagu kass. Sellepärast ma mõtlesin, et sellest on teadus rääkinud, et kassid näevad inimesi kui suuri kasse ja siis võib-olla see on, et kui inimene laulab, siis see on see, kuidas see kass näeb inimest laulmas või oma omanikku. Ja see on huvitav vaatepilt. ja siis ja see unenäol siis oli nagu mitte päris selline nagu Animal Collective või Bandabear on seda teinud, aga ta on nagu, mulle tundub, et see oli nagu lugu, mida sa kuuled unenäos, mul vahepeal juhtub seda ja siis üritad seda hommikul nagu meenutada või siis nagu kuidagi üles kirjutada, et kuidas see käis, siis mulle tundus, et see on selline karkass sellest, aga sellena ta ka töötas sellise nagu ujuva vormina, kuigi seal vist olid nagu väga selged nagu meloodilised osad, mis eristusid ja olid suhteliselt tüüpilise vormiga, aga ma ei tea, nii nunnu lugu. Siuke kiigutav ja viib
mõnes mõttes sinna vist aastasse kuskile 2008-10, kui tehti palju sellist magamistoa elektroonilist, semiakustilist asja. Et ma ei tea, kes on siis tagasi nüüd. Ta tuleb sealt weird folk, freak folk väljadelt. Ja siis tema kodumaa ikkagi kõlab sealt ka läbi. Tuleta meelde, kust ta pärit on? Argentiina. 8 või 9? 8. Ta tunneb sind nii hästi. Pole vaja öeldagi. Aga ma arvasin ka sinu punktid ära. Et ma tegelikult... See ei ole su esimene rodeja. Jah. Aga meil on aeg rääkida üritustest, mida me soovitame. Ja mina teen tavaliselt selle ukse lahti. Ja Molly Lewis on Paavlis 7. oktoobril, see on nüüd kohe-kohe. Et see saab kindlasti põnev olema, kuidas see eksootika artist seda lavale suudab üle kanda. Mina soovitaks üritust, mis on täna 3. oktoobril Von Krahlis. Pladifirma Kurvad uudised Pladifirma. Pladifirma, jah. Pladifirma Kurvad uudised on kuidagi tegemas Von Krahli teatriruumidest oma kontsertstaapi. 2. oktoobril oli seal Ann Marlen, 3. oktoobril on seal White Girlis valge tüdruku sünnipäeva reiv. Ta esineb seal südaöösel oma tunniajase etendusega ja seal on väga huvitav soojendusartist on veel. Ma ei tea, kas teil on silma jäänud. Siuke tüdrukute bänd on Eestis tekkinud nagu Pliksid, kirjutatakse nõrga B-ga. Mõnda aega juba. Pliksidest räägid, Pliksid on väga vana bänd. Pliksid on vana, aga see oli põhiga. Mitte Who You Are, What's Your Name, aga Pliksid, okei. B-ga, jah. Okei. Tüdrukud, värvilised riided, koreograafia, videod, kõik jutud. Mega. Sotsiaalmeedia, Pliksid, see on üks valge tüdruk. Okei, no nii, et seda sellist asja polegi. Kuulsite siin esimest korda nüüd. Sellega sa võid endale T-särgi teha ja Merit soovitad ka mõnda. Kas ma võin muusikali soovitada? Ei, kuule, kusagile. Siin on punane piir küll. Nüüd sa lähed küll üle piiri. Nii, lase käia. Ants 1 muusikal. Karmen Elektra esietendus on 24. oktoober Eka galeriis. Ants 1 ka suht huvitav muusikali nähtus, nii et ma arvan, et kui nad panna muusikali vormi, siis sealt võib ka midagi huvitavat välja tulla ja sündida. Nii et... Daniel, sa ei ole kusagile minemas lähiajal Tallinnas midagi vaatama, äkki oled plaaninud? Ei ole, kusjuures igav elu. Mul on 3 last, ma ei jõua kuskile. Ja seega see naine nüüd nii hea ka ei ole. Ega ta nüüd päris nii hea nüüd ka ei ole, eks ole. Ja igal juhul meil oli külas Daniel Levi, minge otsige üles viimane singel Following the Ghost. Ja see on nii hea. Ei. Kuulge. Ma ütlesin valesti. Ei, väga õige. Kõik õige. Follow the Ghost. Following the Ghost. Inglise keelt ma tiba oskan. Ja ootame siis suure innuga seda tulevast EP-d, mis kõigepealt siis, ma saan aru, tuleb meil koos Grammofoniga, jah. Et see on kindlasti äge ja kuule, aitäh, et kutsusite. Ja meil oli hea meel, et sa viitsisid tulla. Merit Maarits ja Siim Nester on kriitikud. Täname loomulikult Muusikalinn Tallinnat ning Converse Eestit. Oleme tagasi nädala pärast. Seniks kõike head. Ciao. Ciao.